Tervist, minu nimi on Meelis Keldremaa ja mina siis räägin teile täna ühest võimalikust eksami marsruudist. Antud pilt siis on meil Tallinna Transpordiameti büroo eest ja alustame siis sõitu. Ristmikult me keerame vasakule, eelnevalt veendume, et me saame seda pööret siin edukalt sooritada. Ja suundume siis järgmise ristmiku poole. Juba eemalt me näeme, et meie sõidurajas on ees takistus, vastu tulevad sõidukid. Laseme nendel mööduda ja paneme suunatule sisse, veendume peeglitest ja pimeda nurga jälgimisega, et me saame sõidukist mööduda ja suundume siis ka tagasi. Ristmikult veendume siis paremale ja vasakule vaatamisega, et ristmik on vaba ja suundume vasakule. Ja sõidame lõpuni ja lõpust on meil siis kaks võimalust, kas paremale või vasakule. Antud juhul me siis suundume paremale. Ristmikud reguleerivad foorid ja me ootame siis foori lubavat tuld. Ja kui lubav tuli on saabunud, siis keerame paremale, aga veendume, et kuhu me keerame. Et kas meil on siin pöördel mingisuguseid märke, mis annavad meile järgmise informatsiooni, mida ja kuidas me siin teha tohime. Antud juhul oli siin 40 märk, praeguseks hetkeks seda märki enam ei ole. Ja siin siis on tegemist nüüd tänavaga, mis siis lõpetab ära ka selle eelnevalt 40 siis kiiruse piirangu. Edasi võime sõita siit juba 50-ga. Pöörame tähelepanu ülekäiguradadele. Püsime oma sõidureas. Nii ja siit ristmikult siis pöörame paremale. Pöördel veendume, et ülekäigu raja peal ei oleks jalakäijaid, rattureid, sest pöördel peame me kõigile teed andma. Oluline on vaadata siit ka, kõige olulisem on vaadata siit paremale poole just, et see nurk on kõige kehvem märgata sealt tulijaid. Ja suundume otse. Nii, siin on järgmine ristmik, millelt siis pöörame vasakule. Teeme seda kesktelje äärest, siis parempoolsesse sõiduritte. Ja tee on siin piiritletud siis paremalt poolt lillepottidega, ehk siis natukene kitsamaks tehtud. Ees on meil siin ülekäigurada, vaatame, et siin ei oleks jalakäijaid rattureid, millest vasakult olid ratturid. Ja nüüd pöörame tähelepanu märgile. Meil on ees siin peatee märk, mis ja all on siis ka lisatahvel, mis näitab, et millises suunas siis see peatee kulgeb. Ehk siis meie nüüd peame siis tähelepanu pöörama siis ka paremalt tulijatele. Kui me soovime jätkata oma teekonda otse, seega paremalt tulijatele peame andma teed. Ja järgnevalt me pöörame siit vasakule. Jällegi kesktelje äärest. Pöördel veenduma, et ülekäigurada on vaba, et siin midagi ei ole. Ja järgnevalt ristmikult me pöörame paremale. Jälle rahulikult ei kiirusta, et keeraks alati oma sõiduritte. Siin on meil pargitud suur auto paremale poole tee äärde, et oleme ettevaatlikud, et siit tagant keegi välja ei jookseks. Pöörame tähelepanu ristmikutele. Ja suundume järgmise ristmiku juurde. Siit meil on ees annateed märk. Veendume, et ei ole sõidukeid teel.
ja pöörame paremale. Järgmine oluline moment. Siin peab tähelepanu pöörama nüüd siis kohustusliku sõidusuuna märgile, mis osutab, et meie peame suunduma paremale poole, et mitte mingil juhul ei tohiks siit minna otse. Järgnevalt on meil ees siin anna teed märk. Veendume, et meil ei tule ühtegi sõidukit siit. Ja me suundume vasakule poole. Jälle pöörame tähelepanu, mis märgid meil siin ees on. Meil on siin peatee märk ja mille all on ka siis lisatahvel, mis näitab, kuidas see peatee siis kulgeb. Ehk siis kulgeb vasakule poole, meie olime siis antud hetkel peateel. Jälgime siis ees olevate sõidukitega piki vahet. Pöörame tähelepanu ülekäigu radadele, et keegi ei sooviks ületada. Ja siit fooriga ristmikult me siis suundume otse. Nii, lubame peatusest bussil väljuda. Seda me peame kogu aeg tegema. Peame andma teed peatusest väljuvale bussile. Ja vaatame, mis märgid meil siin ees on. Meil on siin kiiruse piirangu märk. 30 siis antud hetkel. Jälgime, et me piirkiirusest kinni peame. Jällegi pöörame tähelepanu ülekäiguradadele. Siin oli järgmine piirkiiruse märk ja kuna enne seda oli ristmik, tühistas selle märgi mõju ja algas uus. Siit me suundume siis paremale, veendume, et me saame seda manöövrit teha, paneme suuna sisse, pöörame tähelepanu siis paremale peeglisse ja pimedasse nurka, anname teed jalakäijatele ülekäigu rajal ja sooritame manöövri. Samas meil on siin ka anna teed märk. Me peame siis veenduma, et siin keegi ei tule, et me saaksime oma manöövri edukalt lõpuni viia. Nii, ja nüüd vaatame, mis märgid meil siin ees on. Meil on ees siin alamärk, mis kehtestab meil siis kiiruse piirangu siin. Jälgi, et sa kiirusest kinni pead. Siin kurvis ole tähelepanelik, et kui sul linnaliini bussid vastu tuleb, siis anna talle pigem teed, sest suuremad sõidukid ei keera seda kurvi sealt edukalt välja ja kanduvad vastasreale. Järgnevalt siis me jõuame ringristmikuni. Vasakul pool on siin siis alalõpumärk. Ringristmikult me siis sooritame 3. väljasõidu. Me suundume selleks siis vasakpoolsele sõidureale ringile sisenemiseks. Veendume, et meil vasakult keegi ei tule. Otsime üles oma väljasõidu ees oleva sõiduradade märgi ja veendume, milliselt realt me välja saame. Antud hetkel oli see teise sõidurea teise väljumise märk, mis näitab, et sellelt vasakpoolselt realt, kus meie antud hetkel viibime, saab siis välja kui ka jätkata ringil.
ja siin on siis meie väljumise märk. Meie oleme vasakpoolsel real, seega veendu, kas sinu realt saab välja. Antud hetkel siis märk näitab, et me saame oma sõidurealt välja ja saame ka jätkata ringil. Seega märgi juures tuleb panna suunatuli sisse, pilk pöörata paremale, et keegi juhuslikult siia ringi peale ette sulle ei sõida ja lõpetad edukalt manöövri. Ja jätkame otse liiklemist. Pärisuunas on meil siin 2 sõidurada, aga kuna tegemist on Õismäega, siis siin parempoolsel sõidurajal üpris tihti pargivad autod. Ja seega me saamegi kasutada siis edasi pärisuunas liikumiseks ainult vasakpoolset sõidurada. Ja me jõuame peatselt kohe järgmise ringini. Juba kaugusest paistab meil ka ülekäigurada. Tähelepanu tuleb pöörata nüüd sellele, et paremale parkinud autod varjavad sinu vaatevälja, seega ole ettevaatlik, võta natuke hoogu maha. Jälgimismärgid sul siin ees on, anna teed, pilk vasakule, vaatad kellele teed on vaja anda ja jälgid, kuidas ka sõidurajad siit välja lähevad. Siit vasakult poolt paistab ka sõiduradade märk, mis näitab, kuhu sa antud rajalt saad. Antud hetkel olime me keskmisel rajal, siit me saame välja, esimesest väljasõidust ringil ja saame ka jätkata ringil. Pahatihti siin parempoolne rada, juba eelnevalt sai öeldud, on valdavalt täis pargitud, seega üldiselt me seda parempoolset rada väga kasutada siin ei saa. Ehk siis meil jääbki kas siis see keskmine või siis see vasakpoolne rada ainult. Antud hetkel me suundume siis teise väljapääsu poole, paneme parema suunatule sisse ja suundume välja. Eelnevalt muidugi heidame pilguga paremale, et keegi meile ette ei sõidaks. Ja siit on manööver näha ka ilusti pealtvaates. Säilitame oma sõidurea. Peame jälgima ka seda, et me ei kalduks kõrval sõidureale. Seal on rohkem jooni ja võib juhtuda, et me võime segadusse sattuda nendest joontest seal. Nii, ja ees on meil siis ristmik, aga eelnevalt me saame siin proovida kätt ka külgboksiga. Antud hetkel siis meil on siin 2 külgboksi kohta, et me võime koheselt siia sisse keerata ilma tagurpidi manöövrit tegemata. Valime siit ühe koha välja ja pargime ennast ära. Kuna tegemist on külgboksi parkimiskohtadega, ehk siis parkimiskohad on piiritletud joontega, mis tähendab seda, et me ei pea äärekivist seda 20 sentimeetrit siin jälgima, vaid siis külgboksi laius on piiritletud joone pikkusega. Ehk siis auto peab täies mahus siis mahtuma parkimiskoha sisse. Ehk siis külgpeegel peab olema joonte otstest seespool. Ja nüüd proovime seda sama manöövrit tagurpidi. Läksime eelnevalt siis kõrval oleva parkinud sõidukile kõrvale, jäime temaga paralleelseks ja keerasime ennast 45-kraadise nurga alla. Ja siis, kui tagumine parempoolne küljepeegel on kõrval olev auto siis tagatulest möödunud,
siis me saame rooli keerata vasakule ja ennast parkimiskohta ära parkida. Alati, kui sa oled parkimismanöövri lõpetanud, välju autost ja veendu selles, et kuidas sa oled parkinud. Antud hetkel siis on näha, et me oleme tagumisel joonel väga lähedal ja meil on ees väga palju ruumi. Seega paiguta ennast võrdselt siia joonte vahele. Et meil endal hea mugav parkida ja teistel sõidukitel ka on hea mugav meie taha siis ennast parkida. Ja siit järgnevalt ristmikult me suundume vasakule. Jällegi jääme ootama foori lubavat tuld. Antud hetkel siis tegemist noolfooriga. Noolfoor kehtestab siis meie pöörde, me ei pea kellegele siin teed andma. Ja suundume siis otse. Ja pilguga näeme juba kaugelt, et meil on punane tuli, seega me saame fooris punane tuli järgmisel ristmikul, seega me saame varem juba natuke hoogu maha võtta. Meil ei ole vaja kiirendada sinna punase tuleni, et siis sujuvamalt peatud jääda. Ülekäiguradadele jällegi pöörame tähelepanu juba, kaugemalt juba hakkame vaatama, kas meil on seal läheduses jalakäijaid või rattureid või keda iganes, kes soovib seda parasjagu siis seal ületada. Nii, antud ristmikult me siis suundume ka otse. Tegemist on siis Paldiski maanteega. Siin nüüd jälle jälgime foori tuld. Antud hetkel siis peame korraks seisma jääma ja jääme ootele siis oma lubavat tuld. Nüüd see saabus ja suundume siis asulast välja. Siin peab tähelepanu pöörama, et asula lõpumärk oli vasakul pool ja paremal pool oli siis kiiruse piirangu märk. Antud hetkel siis 70, aga meie siis soovime nüüd siit ristmikult sooritada vasak pöörde. Selleks suundume siis kesktelje äärde, peame vastu tulevad sõidukid läbi laskma. Sellistel manöövritel riskeerida ei ole vaja. Mina alati kindla peale välja, napikaid ei ole vaja teha. Et laske vastu tulevad sõidukid läbi ja tehke kõik sellelaadsed manöövrid ikkagi kindlalt ja turvaliselt. Nii, suundume järgmiselt ristmikult vasakule. Pöördel ülekäigurada, veendu, et ülekäigurajal ei oleks kedagi. Ja jõuame siis kaupluse parklani. Siit nüüd peab pöörama tähelepanu sellele, et millisest sissesõidust sa sisse tohid keerata. Antud juhul esimesest ei tohi ja teisest sissesõidust tohime sisse siis keerata. See esimene oli siis parklast väljumise teed. Nii, ja siin siis sooritame manöövriga parkimise. Antud juhul siis teeme seda tagurpidi. Kui oled ennast paika sättinud, siis mine veendu, kuidas parkimine õnnestus, kas on vaja midagi muuta ja kui on vaja, siis tee seda.
Eksamil on sul harjutuste sooritamise jaoks 10 minutit, siis tavaliselt eksamitel, mida sa tegema pead, on kindlasti üks parkimise harjutus. Üldjuhul on selleks tagurpidi parkimine, siis sirgjooneline tagurdamine ja piiratud alal tagasipööre. Lisaharjutusena võidakse siis ka näiteks sirgjoonelise tagurdamise või siis piiratud alal tagasipöörde asemel kasutada ka külgboksi ehk siis rööpset parkimist. Nii, antud hetkel siis parandasime oma parkimise ära. Nüüd väljumisel jälle pööra alati tähelepanu sellele, millisest teeotsast sa nüüd välja saad. Antud hetkel siis me ei saagi siit vasakule keerata, meil on siin keelumärk ees. Et see siis on sissesõit parklasse ja nüüd me peame suunduma siis teise teeotsa, kust me siis välja saamegi. Ja siit suundume siis paremale, aga enne väljumist veendume, et me saame seda teha turvaliselt. Ülekäigurada. Vaatame, mis meil siin ees toimub. Laseme ees oleval autol manöövri edukalt sooritada ja saame oma sõitu jätkata. Jälle pööra tähelepanu, mis märgid sul ees on siin ristmikul. Ülekäigurada paistab sulle siit. Anna teed, veendu, et kedagi ei tule vasakult, paremalt ja ületame ristmiku otse. Siin siis nüüd sooritame kurvis tagurdamise. Seda harjutust enam väga ei kasutata, aga võib ette tulla, et siiski tuleb teil sooritada ka see manööver. Et seega soovitan teil ka seda siiski praktiseerida. See on ka tuleviku jaoks väga hea harjutus, et suudaksite siis paremini ise manööverdada. Ja kui manööver tehtud, siis suundume tagasi sellele tänavale, kust me tulime ja sooritame järgmise manöövri, milleks on siis piiratud alal tagasipööre. Antud juhul siis tuleb jälgida seda, et rattad ei lahkuks asfaldilt. Et see on ainuke tingimus. Kui siin tee ääres oleks äärekivi, siis ei tohi vastu äärekivi sõita. Nii, ja kui manööver on sooritatud, nii suundume jälle ristmikule, vaatame, mis märgid meil siin ees on. Ülekäigurada, anna teed. Ja sooritame vasakpöörde. Jälle pöördel ülekäigurada, veendu, et ülekäigurada on vaba, et keegi ei soovi seda ületada. Enne ristmiku järjekordne ülekäigurada ja siit me suundume vasakule. Seega vaata, kuidas sa ka paikned siin ristmikul, et jaga see ristmik enda teeots siis pooleks ja paikne kesktelje ääres. Ja seda pööret siit vasakule tehes siis, kuna tegemist on Paldiski maanteega, väga tiheda liiklusega tee, sõltub muidugi ka kellaajast, aga ka antud hetkel, kui vaatate seda videot, siis siin on päris palju sõidukeid. Mine kindla peale välja seda vasakpööret nüüd siit tehes, et ära tee seda mitte mingil juhul napikana, et kas nüüd jõuan või ei jõua. Et sul on aega, et see manööver sooritada edukalt ja turvaliselt. Hoiad pilku kauguses, vaatad, mis sul ees toimub. Foor oli siin, mis antud hetkel siis reguleerib sul siin. Siin oli kiiruse piirangu märk, 70. Jälgi kindlasti piirkiirust.
jälle pilk kaugusesse, juba kaugelt on näha järgmist fooriga ristmikku. Vaatad, mis tuli seal antud hetkel siis põleb, kas me saame selle ristmiku ületada ja suundume järgmise ristmiku poole. Siit tähelepanu on kiiruse piirangu märk 50, et seda kindlasti ei tohi maha magada. Ja siit ristmikult me suundume otse. Ja kuna sa sõidad asulast väljas ja eelnevalt oli kiiruse piirang 50, siis antud juhul siin ristmik ei lõpeta sul seda kiiruse piirangut, nii nagu ta teeb seda asulas seeseks. Et siin siis pead vaatama nüüd ootama järgmist kiiruse piirangu märki või piirangute lõpumärki. Et antud juhul siis tuleb järgmine märk, milleks oli 70. Seega saame kiiruse tõsta 70 kilomeetrini tunnis. Ületame järgmise ristmiku lubava fooritulega ja jätkame liiklemist otse. Piirangud lõppevad, paremal pool oli piirangute lõpumärk, 70 sai läbi. Antud juhul siis saame liikuda nüüd juba siis 90 kilomeetrise tunni kiirusega, sest et me oleme asulast väljas. Tänasel päeval on antud teelõik juba ringi ehitatud, ehk siis siin 90-ga enam sõita ei saagi. Keset teed on pandud sellised tõkendid, plastikust sellised postid ja kiirus on antud teelõigul toodud alla 80 kilomeetrini tunnis. Paremal kiiruse piirangu märk, kiirus toodi alla 70 kilomeetrini tunnis. Jõuame järgmise ristmikuni, mille me soovime ületada otse. Antud hetkel siis fooris keelav tuli. Ja võtame oo maha ja jääme ootama siis lubavat foorituld. Ja jätkame liiklemist otse. Jälgime, mis märgid meil siin paremal on, peatee, ja meil oli ka piirangute lõpumärk, ehk siis antud hetkel siis 70, mis eelnevalt enne ristmikku kehtestati, nüüd sai läbi. Seega saame jätkata taaskord siit 90 kilomeetrise tunni kiirusega, aga nii nagu eelnevalt juba rääkisin, antud teelõik on tänaseks päevaks juba ümber ehitatud. Ka siin sellel lõigul on keset teed pandud siis piirdepostid, plastikust sellised oranžid, valgete triipudega ja kiirus on piiratud siis sellel teelõigul siin 80 kilomeetrini tunnis. Siin informeeritakse meid siis kiiruse kaamerast. Järgmine kiiruse piirangu märk, 70. Mõlemal pool olid need märgid, nii paremal kui vasakul. Juhitakse tähelepanu, et meil siin tee läheb kitsamaks, eks ole, et möödasõitu ei saa teha. Järgmine kiiruse piirangu märk, 50. Ja kaugusest paistab ka juba siis kiiruse mõõte koht. Järgmiselt ristmikult me soovime siis pöörata vasakule alliku poole. Siit siis me suundume siis selleks ette nähtud reale ja laseme vastu tulevad läbi ja sooritame manöövri. Ja pöördel siis peame andma teed ka jalakäijatele. Ja vaatame, mis märgid meil siin järgnevalt ees on. Järgmine kiiruse ja piirangu märk, 40. Aga meie suundume siis paremale siia parklasse ja keerame siit siis otsa ringi. Ja suundume tagasi siis Tallinna poole. Siin veendu enne väljumist, et
sa saad siit välja, sest sul oli anna teed märk, veendu, et sa saad turvaliselt siit välja, et ühtegi sõidukit ei tule. Siin on järgmine ristmikul anna teed märk, pead veenduma, et sul vasakult kedagi ei tule, et sa saad turvaliselt siit sooritada parempöörde. Me teeme siin kohe ka näitlikult teise ümber pöörde siis, et kui me soovime tagasi pöörata, siis me saame siin seda tee otsa ära kasutada. Me keerame ringi ja enne, kui me suundume nüüd siia sõiduteele, siis veendume, et meil ei tule selja tagant ühtegi sõidukit. Antud juhul siis neid sealt tuleb üsna mitu, seega laseme neil mööduda. Ja lõpetame oma manöövri. Turvalisus enne kõike, et kogu aeg, kui sa sooritad manöövrit, pead heitma pilku ikkagi peeglitesse ja pimedasse nurka. Et kogu aeg pead vaatama, et sa saad oma manöövrit turvaliselt sooritada. Ja suundume siis linna poole. Siin oli siis kiiruse piirangute lõpumärk, seega siit siis antud hetkel 90 kilomeetrit tunnis võime sõita ja kui eelnevalt ma mainisin, et see teelõik on ümber ehitatud, siis praegusel hetkel siis 80 kilomeetrit tunnis. Jälgime siin, meil on kiiruse piirang siin, 70 oli siis antud hetkel. Hoog tuleb maha võtta muidugi enne märki juba, eks, et peale märki siis sõita sobiva kiirusega. Jälgisime, et me saime ristmiku lubava fooritulega ületada ja meil siin piirangud lõppesid ja saame jätkata jälle 90 kilomeetrit tunnis. Ja praegusel hetkel siis antud teelõigul 80 kilomeetrit tunnis. Paremal oli jälle kiiruse piirangu märk 70. Vaatame, kas ristmiku saame ületada lubava fooritulega ilusti ja suundume otse. Järgmine kiiruse piirangu märk paremal. Ja jõuame järgmise ristmikuni. Siin nüüd on enne ristmiku hästi oluline märgata paremal seda 50 kiiruse piirangu märki, et seda mitte mingil juhul ei tohi tähelepanuta jätta, et siin on kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Jälle, me oleme väljaspool asulat, ristmik meil ei lõpeta siin kiiruse piirangut. Seega me peame ootama järgmist märki ja antud juhul selleks on siis 70 kilomeetrit tunnis, mis siis tõstis meil kiiruse nüüd ülesse. Ja suundume siis otse. Peame kiirusest kinni. Kaugusest juba näeme ees olevat ristmikku, mis on reguleeritud fooriga. Vaatame, millised tuled meil siin fooris põlevad. Antud hetkel siis lubavad, saame jätkata oma teekonda. Pöörame tähelepanu, meil on paremal pool asula märk, seega kiirus peab olema juba enne märki toodud siis vastavaks. Asulas siis 50 kilomeetrit tunnis. Ja suundume antud ristmikult siis ka otse.
ja ka siit ristmikult me suundume otse. Antud hetkel siis jääme ootama foori lubavat tuld. Ja antud ristmikult me siis suundume nüüd paremale. Paremale pöörates pööra tähelepanu siin ülekäigu rajale. Veendu, et vasakult ei tuleks ühtegi sõidukit, sest sul oli siin eelnevalt ees anna teed märk. Ja suundume otse. Ja kaugusest paistab meile järgmine ülekäigurada. Veendu, et ei tule ühtegi jalakäijat ega kedagi muud, kes sooviks ületada seda. Ja kaugusest paistab meile ka siin ringtee. Vaata sõiduradade märki, mis näitab sulle, milliselt sõidurajalt kuhu sa saad. Heida pilk vasakule, et sul ei tuleks ühtegi sõidukit, sest sa pead andma siin teed. Antud juhul me soovime jätkata siis otse, parem suund sisse ja välju ringilt. Jälle, pööra tähelepanu ülekäigu radadele. Jõuame järgmise ringini. Ees anna teed märk, vaata vasakule, et keegi ei tule ja antud hetkel me suundusime teisest väljasõidust välja. Seega me siis jäime parempoolsele sõidurajale ja sõidame tagasi siis Transpordiameti büroo juurde. Antud ristmikult siis me suundume paremale. Selleks me võtame parempoolse sõiduraja. Meil oli siin anna teed märk. Veendume, et meil vasakult ühtegi sõidukit ei tule, jalakäijaid ei ole ja me saame sooritada oma parempoolse manöövri. Jääme siis foori lubavat tuld ootama. Antud hetkel me valisime vasakpoolse sõiduraja, sellepärast et parempoolne sõidurada kaob siis ära või ühineb siin vasakpoolse sõidurajaga. Et teadjamad juhid juba eos eelneval ristmikul siis parempööret sooritades, siis juba valivad vasakpoolse sõiduraja. Ja suundume otse kuni järgmise siis ristmikuni. Mille me siis ületame ka otse. Hetkel on pandud siia tee äärde ajutised liiklusmärgid, seega vaata, kas need märgid kuidagi sulle infot annavad. Antud ristmikult me suundume vasakule, ehk siis meil on siin peatee näidatud. On ka, kuidas see peatee siis kulgeb, antud juhul vasakule poole, aga kuna tegemist on ristmikuga, siis siin me peame ka näitama suunatuld selleks. Ehk siis suundume vasakule koos suunatulega. Ja vaatame, et ülekäigu radadel
ei oleks jalakäijaid ega kedagi teist, kes sooviks seda ületada. Paremale jääb piirkiiruse märk, seega viime kiiruse vastavaks. Kaugusest juba on näha, et antud ristmikul siis fooris põreb punane tuli. Saame juba eelnevalt hoo maha võtta. Ja siis sellelt ristmikul me sooritame vasak pöörde. Selleks siis reastume ilusti kesktelje äärde ja pöördel siis veendume ka, et ega jalakäijatel ei ole lubavat foorituld. Pöördel siis peab vaatama, et on vaja teed anda ja suundume tagasi siis Transpordiameti Tallinna büroo poole. Antud ristmikult siis keerame paremale. Ja olemegi tagasi seal, kus me oma teekonda alustasime. Aitäh teile ja turvalist liiklemist!